Jah, ühendatud Itaalia peaks olema ühendatud 1861. aastast. Tegelikkuses on ikkagi nii, et Itaalia oma põhiolemuselt on 20 erinevast maakonnast koosnev Itaalia. Ja need 20 erinevat maakonda on tõepoolest erinevad. Nad on erinevad ju looduse poolest, osad on põhjas, osad on lõunas. Nad on erinevad oma keele poolest, sellepärast, et keegi täpselt ei tea, kui palju erinevaid murdeid, murrakuid, rääkimata päris ametlikke keeli, mis on kinnitatud eriõigustega erinevatel maakondadele. Itaalias on 5 eriõigusega maakonda, kellel on oma fikseeritud õigus rääkida oma keeles, koolis õpetada selles keeles lapsi ja loomulikult on siis ka kultuuriline autonoomia, saared, Sardiinia, Sitsiilia. Siis on see Val d'Aosta, mis paikneb Prantsusmaa piiri ääres. Nende keel on patois või selline Prantsuse Provence'i keele baasil olev keel. Siis on Trentino Alto Adige, mis on tegelikult 2 eraldi autonoomset provintsi, kus on kehtestatud, et Alto Adige keel on siis rohkem emakeelena saksa keel, Trentinos on itaalia keel. Ja siis on Friulia, mis läheb sinna Sloveenia ja sinna piirimaile, nendel on eraldi siis oma keel. Lisaks veel kõik, nagu ma ütlesin, ülejäänud, praegu rääkisime 5 ülejäänud, 15 maakonnast, kus siiamaani räägitakse oma dialekti ja isegi kui sa televiisorit vaatad, siis võib juhtuda nii, et keda intervjueeritakse, all jookseb itaalia keelne tekst. Sellepärast, et eriti Napoli piirkond või Lõuna-Itaalia piirkonnast ja Sitsiilia ja nagu ma nimetasin ka Sardiinia, nendel on oma keel ja itaallane mitte ei pruugi, vaid ta ei peagi neid keeli oskama. Seetõttu võib öelda, et sa käid tõesti nagu Ameerikas. Ma ei ole Ameerikas nii laialt reisinud, ma olen Ameerikas käinud, aga ma ei oska inglise keelt sellisena, et ma suudaksin eristada nende keelenüansse. Aga Itaalias nii pika aja peale ma ei ole nendega koos töötanud, ma ei ole seal õppinud, ma olen seal olnud siis see reisija või see viaggiatore, aga kõrv hakkab siiski eristama just seda keelelist erisust. See keeleline erisus on ikkagi, see on võimas. Ja kui sa lähed lõuna poole, siis kõik need lõuna poole mõjud on Itaalias olnud ääretult tugevad. Isegi öeldakse, et Lõuna-Itaalia on rohkem kultuurilisi ja keelelisi mõjutusi saanud väljaspoolt Itaalia poolsaart, ehk Albaaniast, kreeklastelt. Et nad tõepoolest on natukene teistmoodi itaallane, kes elab põhja pool. Põhja pool elavad vaiksemad, karmimad inimesed, seal on mägesid, mägede inimeste iseloom on juba loodusest tingituna teistmoodi, kui siis lõuna pool elavad inimesed. Lõuna pool inimesed on segunenud albaanlaste, on segunenud kreeklastega. Nad on lihtsamad ja võib arvata, et seetõttu tehakse ka väga palju nalja. See on see maakas ja linnainimene, nagu meil on, aga nende naljad on rohkem selline kultuurist tulenevalt, et mida mõtleb põhja-itaallane, kui ta lõunasse läheb ja mida mõtleb siis lõuna-itaallane, kui ta põhja läheb. Sest on 2 väga vahvat filmi tehtud.
komöödiafilmi, ma olen need ka seal raamatus ära näidanud või öelnud, et sellised filmid on tegelikult olemas. Et kes viitsib, tahab otsida ja natukene võib-olla läbi huumoriprisma Põhja- või Lõuna-Itaallase kohta rohkem teada saada, siis ta sealt ka midagi leiab. See ei ole päris tõde, aga seal peitub oma iva, et lõuna pool olev inimene on lärmakam, ta on emotsionaalsem, ta on lihtsam, ta ei arva sellest Milano moest absoluutselt mitte midagi. Ta võib samamoodi vabalt käia nagu meie sandaalid jalas ja varbad paljad. Põhja pool ei käi keegi nii. Selle kohta öeldakse, et sakslane oled või? Sandaal, sokid. Sakslane, noh. Sakslane käib ainult Itaalias nii ringi ja see on suhteliselt põlastusväärne neil. Aga lõuna pool inimene paneb väga rahulikult, kuidas see töömees, kuhu ma ka ikka sinna tööle läheb. Tal on sandaalid jalas, ta sahistab oma sussi. Lõuna pool olevad itaallased on riskialdimad. Ma väidan seda kindlalt sellepärast, et hasartmäng on lõuna-itaallase olemuslik osa. Jalgpall on üle Itaalia, aga hasartmäng, selle all on mõeldud loterii, selle all on mõeldud eraldi kõikvõimalikud mängud, mida nad omavahel platside peal mängivad. Ma olen näinud täiesti, ma ütleksin, sellist humoorikat vaatepilti, mitte kusagilt mujalt ei leia kui Itaalias. Politsei maja ees on suur väljak, hasartmänge mängida ei tohi. Igal hommikul, Lõuna-Itaaliast on praegu jutt, Monopolis, vahva nimi ka veel, nagu Monopol on ju, Monopoli sellele keskväljakule koguneb üks vanameeste kamp. Igal hommikul, sest ma olin seal 2 nädalat, ma pidin sealt platsit iga päev läbi minema. Kogunevad, ootavad, kuna tuleb kohale pank. Pank on üks ratastoolis meesterahvas, kellel on otseses mõttes rahakott süles ehk kott on kaasas. Ja siis nad mängivad oma seda erinevaid hasartmänge. Nad teevad oma panuseid näiteks õhtuse mingi jalgpalli peale ja annavad selle raha selle panga kätte. Ja siis, kes võidab või kaotab, siis see pank annab raha. Kusjuures see toimub politseimaja ees. Politseiautod on seal kõik ilusti reas, karabinieri, tulevad välja, tulevad sisse, ajavad oma juttu, teevad suitsu. Üle tee on kohe pargipink ja käib siis see hasartmäng. Sellist pilti ei ole ma Põhja-Itaalias mitte kunagi näinud. Et lõunas elavad lihtsamad inimesed, aga sellest ei ole samas mitte midagi halba, kui see lõuna-itaallane, keda nimetatakse ka talupoeg contadini, kui ta toidab tegelikult oma nende maadega, mis seal on, ka Põhja-Itaaliast. Aga oma iseloomu poolt on ta teistmoodi ja rääkimata siis keelest, riietumistiilist. Või kui me nüüd räägime maakonnade erisusi, siis Trentino Alto Adigest tuleb see erisusiga täiesti välja. Vanad Austria alad. Ükski itaallane ei hüppa näiteks mingites väikestes traksidega nahkpükstes. Me kõik oleme näinud neid Austria neid rahvarõivad, mis meestel seljas on. Nahast pruunid püksid ja sükene roheline särgikene. Näiteks ringi tänavatel, kui on õllefestival. Siis me ütleme, et itaallane nii ei tee. Itaallane käib väärikalt. Tal on viigipüksid jalas, ta on triiksärk seljas, ilus soeng, kõik on niimoodi õliga tehtud. Aga see on ka ju Itaalia. Et pigem ma ütleks ikkagi, et on põhjal ja lõunal väga tugevaid erisusi rikkuse vaesuse poolestki kas või haridustaseme poolest, aga nende inimeste natuuride ka toidulaud ja erisused käivad ikkagi pigem maakonniti. Ja see maakonniti on siis paljuski ka seetõttu, et see on looduslikult teine. Mägede inimesed on ühtmoodi, linnades inimesed metropolis elavad kolmandat moodi ja Lõuna-Itaalias, kus on siis see talupojad või contadini, nemad elavad oma elu.